Tervist, sõbrad! Mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus. Tervitused, lugupidamine ja armastus teile, õbrad. Vaata, Dede tuleb. Vaata ruttu Dedet. Dede nägi, et ma alustasin videot. Ta nägi, et ma alustasin videot, kohe tuli siia. Maashallah mu pojale. Anatoolia, oma tõeline poeg. Tule siia, tule. Tule siia, sa mu nuhtlus. Kas sa tahad tingimata videotes paista, Dede? Muide, ärge arvake, et see on teile nali. Ta on mõnikord selline ka siis, kui ma videot ei filmi. Ma karjun aias. Tervitused, sõbrad! Dede arvab, et ma filmin teda ja ta tormab kohe kohale, sõbrad. Nii et ta on teadlik, et seal filmitakse videot. Ta tahab kohe end näidata. Mu lõvipoeg. Mu nägus Dede. Mitu päeva on ilm olnud tulikuum, sõbrad. See pole nalja aasi. Täna on õnneks ilm jahe. Natuke aega tagasi sadas ka vihma ja praegu tibutab vaikselt edasi. Nüüd kavatsesin ma ka lambad välja viia. Te teate, viimati võtsime lambad ja talled. Meie talus on palju uusi tegelasi. Meie talu on laienenud. Meie lambad olid ka natuke metsikud. Nad kartsid nii meid kui ka koeri. Muidugi, alguses kartsid nad rohkem meid kui koeri. Umbes 5-6 päeva möödus sellest. Ma proovisin neid endaga harjutada. Ma armastasin neid, hoolitsesin nende eest, toitsin neid ja nii edasi. See esialgne metsikus hakkas veidi taanduma. Kas nad jooksevad minu eest ikka veel ära? Jah, jooksevad. Ei tule ligi. Aga jäär näiteks tuleb lähemale, ei lähe eemale. Sööta andes ei jookse ära. Alguses nad jooksid väga palju eemale. Täna laseme nad ka aeda. Võtan ühe riski. Oletame, et lasime nad nüüd aeda, aga ma ei tea, kuidas me nad pärast tagasi siia saame, sõbrad. Täna proovime seda esimest korda. Ma olen ka uudishimulik, kuidas koerad reageerivad. Koerad on ju kitsedega juba harjunud. Näeme, kas nad ründavad lambaid. Ja siis, kas ma suudan lambaid karjatada. Näeme, kas lambad põgenevad või kuulavad meie sõna. Täna ootab meid ees üks väga tegus video. Mul on teile üks palve. Enne kui alustame, palun ärge öelge mulle ära ja toetage mind. Pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mulle väga rõõmu. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge öelge mulle ära. Ärge jätke oma toetust andmata. Vaata, viimane video sai ilusaid meeldimisi. See tegi mul isu lahti, teie toetust näha, tegi mind väga õnnelikuks. Tehke ka sellele videole üks heategu. Näita meie kitsesid, näita neid korra. Kuule, Bonjuk! Kus on Bonjuk? Minu kena poeg, vaata seda karismat. Mehel on kõik nii väärikas, pilk, hoiak, kõik on lihtsalt klass. Väärikus enda laps, Bonjuk. Minu kena poeg. Nüüd, vend. Täna on ilm tõesti mõnus, jahe, tänu Jumalale. Lambastega on meil selline probleem. Ma ei ole veel aru saanud, mis loomad need lambad täpselt on. Ma armastan väga kitse. Vaata, kas näed, mis ma teda armastan. Ole, Bonjuk. Minu ilus poeg. Nad on kõik täis armastust, vaata. Täis armastust. Nad on nagu beebid. Täis armastust. Käituvad nagu koerad. Eks ole? Bonjuk. Minu lõvipoeg. Need on väga targad. Kitsed on targad loomad, aga lammastel on selle tarkusega natuke probleeme. Miks küll? Vend, päike paistab. Siin on suur varju alla. Siin on, kõrval on ka. Loomad ei tule siia sisse, vaid lähevad ja lamavad päikese käes lagedal. Ma ei saa neist aru. Bonjuk, karamell. Karamell, kas me lüpsame piimad ära? Kas me toidame talle ära, tütreke, jah? Kas me toidame talle ära, minu karamell? Vennake, vaata. Nüüd ma toidan neid niimoodi, eks. Kuidas sa nüüd selle ära tapad ja ära sööd siis? Ma olen kurb, teate, sest need on täpselt nagu koeradki, tead. Kuidas sa neid siis tappa saad? Kuidas sa neid tappa saad? Need on nagu beebid, suured beebid, Bonjuk. Tundub, et Bonjuk tahab minuga sarvi kokku panna. Bonjuk, kas ma võin sulle õlaga müksata? Kui ma sulle peaga virutan, siis sina lõud mu pea ära, Bonjuk. Tulge, vennad, vaatame kõigepealt koeri. Siis viime oma lambad välja. Meie kannipalid kogunesid ka ukse juurde välja. Tegelikult on meil juba selline probleem. Lammaste puhul ärge kartke koeri. Lammastel on suurim vaenlane meie eesel Faisal. Kus on Faisal? See Faisal. Vaata Natašat. Ta kohe jooksis minema. Me peame selle Faisali lurjuse kinni panema. Vennas, ta on lammastesse kiindunud. Üritab nendega paarituda.
Me paneme ta kinni, aga kõigepealt lähme välja. Noored, tulge nüüd. Oota. Ulagad. Minu lõvikutsikad, minu tüdrukud. Las ma näitan sulle kõigepealt kõiki nende poegi. Eks mu kallis. Karolin. Mashallah sulle. Kust me alustame? Tule alustame algusest, tule. Just pesin ka mõned puurid, sõbra, puhastasin kõik ära. Isegi kui me puhastame, on Alex jälle midagi teinud. Escobar! Minu lõvi, tõelise aadli laps, Escobar. Mida teeb minu kena poeg? Hector, isa. Oota, las ma silitan Hectorit, oota. Hector, tule. Hector, tule, suur beebi. Suur beebi, minu Hector. Tema ei armasta üldse lambaid. Maria, oled sa alles tubli olnud, tütreke? Maria, tead küll. Kui vend tuli, oli loom ainult nahk ja kondid, vaata siia. Näed, kuidas ta on kaalus juurde võtnud. Vaata, milline karv tal on. Muasam, minu tütar on tõesti ilus tüdruk, jumal hoidku teda. Ma vaetasin Carlos Baba koha ära, ta ei ole enam siin. See on ka Alex. Ma nägin, et tal on jooksuaeg. Ma panin Odini ja teise kõrvuti, et nad paarituksid, aga see ei õnnestunud. Seda Alexit ei ole me kuidagi paaritada suutnud, sõbrad. Kui ma saaksin ta paaritatud, no küll oleks hea. Ma tahan Odinilt ja teiselt ühe järglase saada, aga pole veel õnnestunud. Odin Baba. Aslan, mu poeg. Kus on pojad? Kus on pojad? Odin Baba on jälle vormis. Hallos! Karnose panin viimati puuri, aga viin ta uuesti oma kohale tagasi, sõbrad. Läheme tema juurde, ma vaatan teda. Veina! Mida teeb minu kaunitar? Tubli tüdruk, mashallah sulle. Asilil hakkab ka jooksuaeg. Asili viin suure tõenäosusega Hectori juurde, et te teaksite. Pole palju jäänud, ainult mõned päevad veel. Carlos Baba. Itaalia täkk, tule siia, tule. Mashallah, mu poeg. Pojake, me ei ulatu sinuni, eks? Poeg, me ei ulatu sinuni, ei ulatu. Carlos Baba hakkas ka karva vahetama. Karvad läksid tal päris kollaseks. Viin ta ka mere äärde, vaatame, ehk saab karv natuke korda. Natuke harjasin ka, aga ta pole veel kõiki karvu maha jäänud. Päike tegi loomakarvad kollaseks, vend. Carlos, tule siia. Carlos, tule siia. Mu ilus poiss. Mashallah sulle. Suur beebi. Suur beebi. Nagu tõeline koletis. Ta ilastas mu üleni täis, kas näed? Nüüd, vend. Võtame selle rihma ära. Kurat, vihm ka hakkas sadama. Lihtsalt vedas. Need lambad. Kui me saaksime nad selle ilmaga välja viia, tõenäoliselt ei teki mingit probleemi, eks. Kõigepealt leiame ülesse Faisali. Paneme selle Faisali kõigepealt kinni. Pärast seda paneme ka need lõvid kinni, et riski vältida. Karabass. Teate ju, Karabassi tõin ma alles hiljuti, enne seda toitsime teda tänaval. Muide, Karabassi teised sõbrad on kõik kokku korjatud. Sõbrad. Tänu jumalale, et ma Karabassi sealt päässin, muidu oleks ka Karabass praegu varjupaika viidud. Süda tahaks nad kõik endale võtta. Ma ütlesin teile ka videos, keegi ei tahtnud neid koeri, vend. Tänu jumalale, vähemalt ühe päästsime ära. Karabass on ka, mashallah, väga domineeriv. Siia tulles kehtestas ta kohe oma autoriteedi. Kõigile paneb koha kätte, kõigile näitab kohta. Tede ja tema lõid kampa, Apollo ja Maras üritavad teineteisele ära panna. Nemad neile ja nii edasi. Hiljuti tegi Karabass ühe vea. Ahaa, Faisal on seal, vaata. Ta ründas Tysoni. Kuule, miks sa Tysonit ründad? Ja Tysoni ees oli veel toit ka. Tyson tavaliselt ei kakle. Päeva korralik koer. Mulle väga meeldib see Tysoni omadus. Ta ei kakle. Ma lasen tal kogu aeg vabalt joosta. Ärge vaadake, et ta praegu kinni on. Ta hüppab aiast välja, hulluke, ja läheb teele. Sellepärast ma panengi ta kinni. Kui ta Tysonile kallale läks, raputas Tyson teda korralikult. Aga ära arva, et Tyson ongi selline, kui Tysonil on toit ees. Ta muutub väga hulluks koeraks, sõbrad. Nüüd võtame Faisali, aga Natasha ja teised ajavad teda taga. Oota korraks. Tule siia. Tule siia. Oota, peame ta sealt kinni võtma. Ei, Natasha! Tule siia. Rocky hüppab ka nagu jänes. Kus see Faisal on? Laske mehel olla, ärge segage teda. Hop, Natasha! Peatu. Kas Faisal nüüd siit läbi minna, vend? Ma küll pahandan koerte peale, aga Natasha, see tegu. See rahustas mind nii palju. Nüüd lasen kitsed lahti, Faisal hull ründab kitsesid. Ta päriselt üritab neid tappa, tead küll.
siis ma karjun Natašale, ta ajab Faisalit taga. Kuidas ma ta nüüd kätte saan, ma vaatan. Meil oli Faisaliga väike rüselus, ta pääses mul käest ära, sõbrad. Nüüd püüdsin ta ise kinni. Tyson, baba. Peatu! Faisa, tule! Peatu, Tyson, oota. Poiss, kuule, peatu! Üks hetk. Alla. Tead, see asi praegu. Oota. Tule siia korraks. No kuulge, sõbrad. Oota korraks, poiss. Oota üks hetk. Oota, Faisal, oota. Ei. Oota. Kuule, sellele mehele ei saa keegi vastu. Vaheta asja, ma löön sul pea lõhki, vaata. Kuule, ka minema. Siia adjustida ka, taga. Ta põgenes tema just, tule. Tule, poiss, tule. No nii, vaatame. No nii, vaatame. Faisal. Aga vaata, ma hakkan kohe vihastama. Tule. Oota. Peatu. Tule. Tule, poiss. Oota, poiss, peatu. Au sööl, mis see veel on? Peatu. Võtame selle nüüd sisse. Tule. Tule. Mine. Oh. Tule siia. Tule. Vend, tänu jumalale, ma panin kõik koerad sisse. Ünded, see asi ja seal ajas mind väga närvi, teed. Ma hoidsin Faisalit kinni, aga kui ta äkitselt gaasi andis, siis loom hüppas lahti. Ta tegi meil ikka korralikult ära, vaata, mis mu sõrmega juhtus, vaata. Kõik Faisali pärast. Kas sa näed, kui paistes mu käsi ja sõrme sisekülg on? See valutab praegu väga, vaata, see juhtus täiesti ootamatult. Mu sõrmega polnud enne midagi viga. See läks paiste siniseks väga halvasti. Vend, kui ma lambaid ja kitsi välja ajasin. Need koerad, moorad pole probleem, Faisal on probleem. Poisid, miks te need veed välja tõite, ulakad? Faisal tekitab meile tõsiseid probleeme. Nüüd, kuna Faisal on isane eesel, on tal natuke ind peal. Ta tahab paarituda selle pärast. See on probleem. Kui me tahame lamba või kitse välja viia, siis tekibki nii palju tööd, näed ise, ma lõikasin end kuskilt. Teie ei näinud kõike ka. See väsitas mind korralikult ära. Nüüd vend proovime neid aeglaselt välja võtta, vaatame. Kuule, vanaisa tormas jälle kohale, ausalt, vanaisa ikka. Vend, see tede hüppab igalt poolt välja. Igalt poolt. Nüüd hakkame teda vaikselt välja tooma, vaatame siis. Las ma võtan selle oma kepi kätte. Bismillah, ära maane, Rain, tulge nüüd. Loodetavasti õnnestub see välja saada, aga selles pole veel kindel. Bonjuk, välja poiss, bonjuk. Vennas, need kuked lähevad ka välja. Kanad ja muud käisid hiljuti aias ringi. Karamel, tule välja, tüdruk. Hakkame minema, noored. Olgu, ponsukid tulevad välja. Las ma lähen nende lammaste taha, vaatan. Hakkame minema, pojad, minge nüüd välja. Karjatage korralikult mu lõvid. Hakkame minema, pojad. Hakkame minema, poeg. Loodetavasti saame nad välja, kontrolli teist poolt. Hakkame minema, noored. Kus nad praegu on? Kas nad on juba välja läinud, jah? Tänu jumalale. Olgu, lambad on väljas, seekord kitsed ei tule välja. Tede, jäta loomad rahule. Nüüd vaata, kas sa tead, mis värk neil on. Kitsed tahavad, et ma ees läheksin, vaata. See tähendab, et kitse tuleb eest juhtida, lammast aga tavant, sõbrad. Kitsed otsivad endale juhti, näed sa. Nüüd nad järgivad mind niimoodi. Pončuk, tule siia. Pončuk, tule siia. Muidu nad poleks välja tulnud. Pončuk, tule siia, poiss. Tule siia, poiss, ära mine sisse. Pončuk, tule siia. Tule, poiss. Nüüd! Väljas, kelle koer seal on? Teede karaposs. Ta ei tohiks Tysoni juurde minna. Muide, need pole veel eriti näljased. Eile õhtul andsin ma neile head heina.
ja nüüd laseme nad juba lahti. Praegu on näiteks kell 9:30 hommikul, sõbrad. Vaata, võta Faisal üles. Faisal vaatab juba aknast välja, vaata. Kuradi Faisal, sa luržus. Sa nägid kitsi ja lambaid, mõistus läks jälle ära, eks? Mis? See ulakas piilub sealt ja vaatab neid. Kuule, mu ponsuk, mu karamell, minge nüüd sööge rohtu. Hommikul lasen nad lahti, et nad saaksid kuni õhtuni ringi jalutada, sõbrad. Sest vaata, nad on ka hästi paksuks ja raskeks läinud, mašallah. Kogu aeg rohi, kogu aeg sööt. Kuidas nad siis ei läheks paksuks? Ponsuk vist tahab minuga revanssi teha. Mis sul viga on, poiss? Odžok, vaata enda ette. Ma võtan tugeva jäära, suure. See teeb sulle tuule alla, said aru? Ta üritab mind lüüa. Poiss, kas sul on kavatsus sööma minna, Ponsuk? Ponsuk tahab mind sarvedega lüüa, sõbrad. Ponsuk, ole korralik. Kuule, jää seisma. See on hull, ta on peas segi läinud. Ponsuk, ära nori tüli, muidu ma hakkan sinuga maadlema. Kas sa kuulsid? Ausõna, ma hakkan sinuga maadlema, ulakas. Vaatame siis. Ta tõuseb ja lööb, tõuseb. Hopla. Tule siia. Kus on lambad? Lambad on seal. Jumal tänatud, saime lambad korraga välja. Alguses nad üldse ei tulnud välja, nad jooksid ka minema. Nüüd olen proovides natuke paremini hakkama saanud, sõbrad. Aga ikka on selline probleem, et nad jooksevad minu eest ära, vaata. Kuule, poisid, sööge rohtu. Kas meie lammastel on mingi probleem või on kõigil lambad sellised? Ma ei saa aru, Tule! Nad liiguvad vales suunas. Lähme ja lükkame nad teisele poole. Vennas selle musta lambaga on probleem. Ta on väga metsik. Ta peletab kõik eemale. Must lammas on natuke probleemne, teised kuulavad teda ka. Kuramus, need tulevad ka mulle järele. Tule! Hea küll, aga torm on peale tulnud. Rahune maha, poiss. Ei! Ära jälle sisse mine, poiss. Ma lasin teid välja, et saaksite rohtu süüa. Need tahavad jälle sisse minna. Ja tee! Nad ei põgene koerte eest, vaid minu eest, vend. Lambad on ikka kummalised, nad ei suutnud harjuda. Rahune maha, poeg. Ponsuk on ka ikka jonnakas, tead küll. Ponsuk, sa oled vist minu peale täitsa ära pööranud, poiss. Ponsuk üritab mul ikka jälle lüüa, tead küll. Oota, las ma astun natuke eemale, vaatame. Las ma lähen sinna poole. Tule! Tule, poiss. Tule. Lambad kardavad mind end. Ma pean neist eemal seisma. Vaata, ponsukid tulevad. Kitsed on ägedad. Kits või lammas? Mina ütlen kits, vend. Kitsed on kõige ägedamad. Kitsede eest annaks kõik. Lambad ei saa aru. Tavaliselt minu teada lammas ei vali sööki. Ta sööb kõike. Kuule, meil kitsed söövad nagu purustajad kõike. Aga lambad, vaata, hein ei meeldi neilegi. Kui nad harjuksid mulle järgnema, viiksin nad ka aia taha välja. Viiksin karjamaalegi. Kitsed tulevad küll, aga lambad, vend, ei tule. Lambad ongi sellised, nagu näete. No jah, tasapisi praegu esialgu. Loomad saimegi alles hiljuti. Vaevu nädal on möödas. Ajapikku harjuvad nad ära. Ajapikku harjugu nad rahulikult ära. See must lammas ajab neid tagant, vaata. Loomad on mul kogu aeg mõttes. Kas sa näed? Nad jälgivad mind kogu aeg. Tule siia. Ponsuk saab aru, kui keegi tuleb. Aga lambad? Nad tulevad tasapisi. Poisid, sööge, täitke kõhud. Mašallah teile. Nende seas on juba üks jäär, kes on hästi kaalus juurde võtnud, mašallah. Meie talle seis on ka hea. Tegelikult viiksin talle ka välja, aga sajab vihma.
talle pole praegu vaja välja viia. Koerafarmist on saanud lamba- ja kitsefarm, siin on kõike. Meil siin, mašallah, nagu loomaaed. Vend, mulle meeldib tegeleda nende asjadega. Koer, lammas, kits, eesel, kana, part, tuvi. Loomadega tegelemine annab mulle rahu, sõbrad. Inimestest eemal, vaikselt ja rahulikult, teed oma asja, oled koos nendega, saad aru. No sa oled õnnelik ka, nägite ju. Äsja natuke rikuti mu tuju ära, suu tehti täis, aga noh. ma armastan seda, noh. Nendega tegelemine annab mulle rahu. Loomad teevad mind õnnelikuks. Kõik nad sõltuvad meist. Nad armastavad sind tingimusteta ja vastuootamata. Kitsede ja lammaste kohta ei saa ma sama öelda. Kui sul neile süüa pole, ei vaata nad sulle otsagi. No koerad vähemalt ikka vaatavad. Aga kitsed on väga toredad loomad, täpselt nagu koeradki. Siin on ka nii ilusad sinised ja lillad lilled õitsemas, kas te näete? Kui ilus see koht välja näeb, nemad söövad ka lilli. Olgu see minu ponsukule kasulik, andku tervist. Karamell söö palju, mu tüdruk, tal on piima vaja. Las Karamell ka natuke rohtu sööb, 2-3 tundi veel. Enne lõunag panen kinni. Pärast seda lüpsan temalt natuke piima. Teate ju, meil on ka 2 talla, kõige väiksemad toidame pudeliga. Ja ma ostsin neile ka lamba piima. Karabass on ka tõesti nagu mees, hea, et ma ta võtsin. Väga truu koer, sõbrad, väga truu. Kui me poleks teda tänavalt võtnud, oleks ta praegu varjupaigas surnud. Väga truu koer, tõesti nagu õige mees Karabass, ma armastan teda väga. Nad lähevad jälle sinna, ausalt öeldes, meie lammastest asja ei saa. Poisid, hajutage laiali! Oota, vaata. Vend, see must lammas, tead küll, see must lammas. Ma müün selle varsti maha, tead küll. See on tema pärast. Oota, ma ajan neid natuke taga ka, teisele poole. Maras, Apollo, ole korralik. Vaata Apollot. Nagu püss, mašallah, mu poiss. Ole nüüd korralik. Ma just pesin need puurid ära, nüüd te määrisite need jälle ära. Noh, mine nüüd, mine. Hakkaga minema. Hakkaga minema. Ede, hoia eemale. Noh, vaatame siis. See kõige tagumises reas olev kits on vist ka Tiine, sõbrad. Mašallah. Sest tema kõht on päris paistes. Ta näeb välja nagu oleks Tiine. Muide, ma kavatsen nad ka pügada, aga ühte neist ma ei leidnud. Ma ootan ühelt inimeselt uudiseid pärast seda. Me teeme neile korraliku pügamise, sõbrad. Las ma seisan nüüd jälle natuke eemal. Vennad sibavad siin edasi-tagasi, kord sinna, kord tänna. Tulge siia! Tule siia, sööge korralikult nüüd. Need ei ole näljased, nad on väga näljased. Kui need oleksid näljased, ründaksid nad seda rohtu. Need ei ole näljased, need on ahned. See jäär hakkab sööma, nad ärritavad teda ka, vaata, ta läks jälle sinna. Ausalt, ma lähen kohe hulluks. Poisid, tulge siia! Vaata, see tedretäniline vaatab musta poole. Karamell, head isu, mu tüdruk, roni puudesse, mašallah. Allalla, nii. Miks nad nii tegid? Vennas, seal pole üldse rohtu. Ei ole. Oota, las ma vaatan korra. Need lambad õpetavad mulle kannatlikkust. Tõesti, need lambad õpetavad mulle kannatlikkust, sõbrad. Nüüd lähevad nad hoopis vastupidises suunas. Lapsed, kas teil on mingi näljahäda või? Tule siia koos kitsedega. Tule. Seekord seisavad nad seal koos Marasi ja Apolloga, issand jumal. No kuulge, need lambad on tõesti kummalised loomad, sõbrad. Miks nad siis nii teevad? Miks nad ei kuula? Miks nad aru ei saa? Ma ei saa aru, tõesti kummaline loom. Kitsed on tõesti targad, aga lambad. Vaata, see ongi probleem. Ta kardab mind ikka veel.
ma ei saa aru, kas need loomad on varem kannatanud või vägivalda kogenud. tule! olgu, hoiame neist praegu eemale. kas on korras? Aia tagumine osa on täiesti rohune, nad lähevad sinna, kus rohtu pole. Las nad söövad seda, mis seal traadi ääres on. Vaatame. las nad söövad seda, mis traadi ääres on. kas on korras? Kui need seal on, siis tule laseme need talle tälja. Sinna, nende kanade juurde. Aeda me neid ei lase. Las nemadki natuke ringi jalutavad. Siis püüame nad kinni. Pontsuk! Pontsuk, rahulikult, poiss, miks sa mind lööd? See ponguk on ka peast natuke imelik, mašallah. Vaadake, kaamera asemel parem sööge. Sööge! Nad vaatavad kaamerasse, jumal küll, oh, prohvet. Mõtlesin, kas nad teevad seda vihma pärast, aga teised lasevad loomi ka vihmaga välja. Kuule, võta nende puuride seisukord üles. Vaata, ma just pesin neid. Ma just pesin need ära, vend, aga nad on jälle kõik kohad ära määrinud. Nad on sinna sittunud ja sellega laiali määrinud. Puhastaja on olemas, poiss, jätka. Olgu, lambad läksid nüüd teisele poole, tulge siia. Võtame need talled ka välja. Kas loomad jalutavad natuke? Lambad telgavad mind. Las mu kepp jääb siia, tule kiiresti. Kitsed tulevad. Vaatame, et kitsed ei tuleks. Ponsuk, teie jääge sinna. Või tule vaatame kõigepealt neid. Selle järgi võtame välja. Ma oleksin peaaegu alla kukkunud. Võta ka kanad peale need siin. Te näete ikka nii ilusad välja. Hei, bebid! Te näete ikka nii ilusad välja. Vaata, siin on meil palju ruumi. Need lambad seisavad siin päikese käes, sõbrad. Need on minu rahuallikas. Tulge nüüd vaatame tallesid. Mis juhtus? Mis sinuga juhtus? Miks sa karjud? Miks sa karjud? Kas sul on kõht tühi, jah? Mis juhtus minu armsakesega? Kas tal on kõht tühi? Mašallah talle. Las ma annan talle ühe musi. Kas sa oled näljane? Tede, ei, sina ära tule siia. Me teeme siin midagi, poiss. Ma ootan karamellipiima, eks. Varsti annan selle. Nüüd anname talle päevas 3 korda süüa. Varem andsime korraga palju. Nüüd oleme natuke vähendanud ja jaganud 3, sõbrad. Hommikul, lõunal ja õhtul anname vähehaaval, et talle ei tekiks kõhulahtisust. Ostsin talle ka lambapiima, aga see sai otsa. Nüüd lüpsan karamelli siis. Õhtul lähme uuesti ostma. Mis sinuga juhtus? Miks sa karjud? Ah, mu beebi. Kas kutsud oma teist sõpra? Tule vaatame teda ka. Või äkki ärme lase teda praegu välja, ta saab märjaks. Kuule, mis juhtus? Hea küll, mine edasi. Mis juhtus siis? Kas te kutsute üksteist, kallis? Minu armsad tallekesed, tulge siia. Kuule, mis juhtus siis? Vaata siit. Heinapall on ka märjaks saanud. Näed sa, kui hästi nad üksteist omaks on võtnud? Kuule, mis sinuga juhtus? Mis on tüdruk? Ma viin teda ära, üks on tema pärast kurb, teine on ka tema pärast kurb, eks. Mis sinuga juhtus, tüdruk? Oi. See on ka, mašallah, hästi kaalus juurde võtnud. Nende arengud ja kõik, vend, mašallah, väga head. Toome sellele varsti ka. Talle sööta nüüd. Ma ostsin ka uue talle sööda, eelmine sai otsa. Meie väiksem sööb ka, tule, võtame ka talle sööda ja lähme. Las nad söövad. Vennas, ühest heinapallist ei piisa. 20 kilo heinapall, sõbrad. Kokku on... Oota, kas me teeksime sellest hoopis kepi? Olgu, see on minu uus karjase kepp. See on ilus, harjaarus. Oota, vaata, sina ära tule sinna. Üks pall kestab 2 päeva. Nad söövad tõesti palju. Ma pole kunagi näinud looma, kes oleks nii näljane kui kitsed. Teede on ka siia tulnud. Tede, vaata, sellest saab nüüd minu karjas ja kepp. Kui sa valesti teed, siis ma vihastan su peale, poeg. Kitsed. Nad söövad ka seal, vend. Nad söövad hommikust õhtuni aias. Ja nad söövad ka meie pandud sööta.
Nad ei saa kunagi kõhtu täis. Kitsed on seal, aga kuhu lambad on läinud? lambad on vastas, jah, nad on konteineri poole läinud. Nüüd on minust saanud karjus taifun. Poiss, ma viin teid ka välja, las nad käivad ringi, eks. Maria, tead, on ikka väga ilus tüdruk. Jumal hoidku teda kurja silma eest, vend. Kui ta kaalus juurde võttis, kosus ta tõesti ära, mashallah. Väga ilus tüdruk. Apollo! Kas sul endal tuju hea kena mees? Apollo on juba 5. korda ketti katki teinud, sõbrad. Ükski kett ei pea talle vastu. Vaata jälle, vaata. Poiss, rahulikult, rahulikult. Selle tempoga murrad sa mitte ahelat, vaid oma kaela. Ta ei salli Karabaši üldse. Nad on teineteise vaenlased. Ta vihkab Karabaši. Õnneks on lambad heasse kohta läinud, vaata kohta, kus ma eelmine kord lõikasin. kas nad söövad seal? Enne kardavad mind. Mind? Muidu nad sööksid küll. Nad kardavad mind. Kui te näeksite Faisalit, kui ta nende eesotsas on, seda lurjus Faisalit. Sul kisub sinna poole, eks ole, Tyson? Tyson on lammaste vaenlane. Ta tahab lammaste peale rünnata. Vaeg, ära tee seda. Ma vihastan su peale väga. Tegelikult peaksime selle Tysoni kindlalt kinni panema. Õhuke kett on küljes, kui keegi aeda tuleb, siis ta murrab ketti ja rebib tükkideks. Oota nüüd. Tyson, ära tee seda, poeg. Ära tee seda, poeg. Teen sinust lammaste karjakoera. Kas sa kuulsid? Sina saad lammaste karjakoeraks. Karjane. Mul lõvi, vaata seda karismat. Vaata ka seda rinda. Mashallah, mu pujale. Mashallah, mu lõvi, annaksin su eest kõik. Karismaatiline poeg Tyson. Seisa nagu mees. Tule, anname talle sööta. Nüüd, vend Tyson, Togo Argentiino. Need Togo Argentiinod on tavaliselt jahikoerad. Nende jahipidamise instinkt on väga tugev. Ladina-Ameerika riikides viiakse neid pumade ja metsigade jahile karjana. Kuna nende jahipidamise instinkt on väga tugev, siis nad eriti ei armasta teisi loomi peale koerte. Ta näeb teisi loomi alati kui saaki. Ta tegi seda ka kitsedega, nagu te teate, aga nüüd on ta kitsedega juba harjunud. Tal on nüüd lammastega kinnisidee. Ta ründab lambaid väga hullusti. Nüüd vaata, see siin on meie tallede kasvusööt. Ma annan selle nüüd neile. Ma annan seda hommikul ja õhtul. Ka poeg sööb seda. Ka poeg, mashallah, hoiab neid suus. Ta mängib nendega, imeb ja sööb neid. Annan endast parima, et ta areneks, inshallah, et ta jääks ellu, ega tekiks mingeid probleeme, sõbrad. Loodetavasti näeme teda ka suureks kasvanuna. Sest teadagi, vahepeal oli Karamellil poeg. Teisel päeval ta suri, ei jäänud ellu. Ma olin selle pärast väga kurb. Loodetavasti sellele ei juhtu midagi sellist. See on natuke vanem ka. Kuule, mis juhtus? Kas teie tahate ka süüa? Tulge! Tule. Oleksin pidanud teilegi rohkem sööta tooma. Ei tulnud pähe, annan natuke siin samas. Tule. Vaata Ponsukit. Ponsuk tundis ka söödalõhna ära, see kelm. Kuule, Ponsuk, sa tead ikka, mis hea maitsega on. Ulakas, Ponsuk! Võta nüüd. Sööge natuke. Ma toon teile varsti veel. Võta. Needki ei vali toitu, mashallah, söövad kõike. Olgu mees. Needki käivad meil kannul nagu õgardid. Talled. Ma tulen, jooksen nüüd ukse alt läbi. Tule. Tule välja. Tule siia. Tule, võta. Võta nüüd. Olgu! Näed, vaata, tall on ka selline. Seda söövad nad mõlemad koos, sõbrad. Head isu ja tervist minu lõvidele. Need siin, need saavad tuleviku legendideks. Mashallah sulle. Tervist. Siin on heinapallid. Anname talle sööta ja piima. Me ei jäta midagi puudu, sõbrad. Aga neid heinapalle, mida ma ostan, on peaaegu 100 tükki. Muidu sel talvel isegi 100 jääb väheks. Talv kestab 3 kuud. Kui iga 2 päevaga kulub 1 heinapall.
mis sellest saab? 10 035. 45 sealt. meil on vaja ka umbes 150 heinapalli. umbes 150 tükki. ma ei tea, kuhu me need 150 pakki paneme, aga me võtame need ikka. praegu paneme need kinni, ärme lase neid lahti, vend vihma sajab. loom ei tohi märjaks saada. kuule, mis juhtus? las ma silitan oma parti. kurat, ma ei saanud parti kätte, kurat. kurat, nende jalgade ümber on nöör, oota. jumal küll. haaned sidusid end omavahel kinni. kurat, kui tahaksimegi, ei suudaks te seda nööri niimoodi siduda. üks hetk. oota, poiss, oota. no kuule. see on täiesti võimatu asi, kas sa näed? üks hetk. üks tuli välja. teine, oota. oota üks hetk, sa sitasööja. ära hammusta. jumalatu. ma ei saa ligi minna, sest ta hammustab. Nad on üksteise külge nööriga seotud, kas sa näed? Te olete ikka ulakad haned. las see jääb nüüd siia. Lähme välja, vend. ära sisise, ma päästsin teid ju. Teie jalgad ümber olnud nöörist. ja veel sisistab mulle ka. Kuhu need lambad jälle kadusid? Jälgige neid natuke, et nad Tysoni juurde ei läheks. Tule! Pontsuk, jaluta väljas ringi. Ära muretse sees olemise pärast. Teile pole süüa. Andsin selle oma tallele. Teie mõtted on ainult toidu peal. Aharetsid. Tule siia! Kuhu lambad nüüd läksid? kas nad läksid taha? Vaatame siis. Tule. Tule, poiss. Ühel päeval kolin ma mäe tippu elama. Ostan endale nagu jölkid 500 kitse. Karjatan neid mäe otsas. Kits on väga ilus loom. Ma armastan neid väga, aga võib-olla on meie omad sellised sellepärast, et me kasvatasime neid armastusega. Vaata, nad pole üldse metsikud. Lambad olid seal, vend. Mis te arvate, sõbrad, kas me teeme selle asja ära? Kas me saame hakkama? Minu arvates läheb meil hästi, vend. Mashallah. Meil läheb hästi. Vaata, musta lamba silmad on jälle minu peal, see häbematu. Ta jälgib mind sealt. Nagu ma hakkaksin teda kinni püüdma ja tapma. Kuule, mina võtsin su sealt ära. Hoidsin su kõhu täis, sind oleks ohvriks toodud ja tapetud, aga mina ei lasknud seda juhtuda. Kuule must. Tal on mulle eluvõlg, ta võlgneb mulle ustavust, aga Kara vaatab mind, aga nagu ma oleksin tema vaenlane. Tede, tule siia! Pontsuk, tule, ma viin su konteineri juurde, Pontsuk! Pontsuk, tule! Pontsuk, tule, ma viin su sinna! Ta libiseb seal keraamiliste plaatide peal, las nad söövad seal, vend. Vaata, see valge on ka samasugune valge peaga. Must on ka samasugune. Mõlemad vaatavad mind sealt, et kas ma teen midagi. Võta Faisal ka üles, tema jälgib neid ka ukse juurest. Kuule, Faisal! Mis juhtus, poiss? Las ma võtan su välja, siis saad seal lambaid rünnata. Husur, ausalt, ilm, võiks niimoodi natuke jahe püsida, vend. Väga palav on. 30-35 kraadi on juba käes, juulis tuleb 40-45. Ma ei tea, mida me teeme, ausalt. Ma ei salli üldse kuuma ilma, sellepärast ei saa ma ka videot teha, liiga palav on. Mul on vererõhu probleemid, kuum ilm teeb mu täiesti läbi. Täna mõtlesin, et teen teile video, kui ma lambaid karjatama viin. Nüüd lasen neil edasi karjatada, las nad söövad siin mõned tunnid. Ma jätan nad nüüd aeda ja lähen ise konteineri juurde. Las nad siis söövad seal. Te juba teate, et lambad kardavad mind niikuinii. Ootan ka teie soovitusi lammaste kohta. Tee seda nii, sellele pane seal tähelepanu, tee see asi niimoodi. Kui me teeme midagi valesti, siis andke meile teada. Me ei tea veel kõike. Alles õpime. Kitsega sain hakkama. Näiteks kitse juhin eest, lammas tuleb tagant järgi. See ongi alguses põhiline asi. Toitmist ja kõike muud ma tean.
aga see, et lammas eemale hoiab, küllap harjub ajapikku ära vend. Sest esimesel päeval ja praegusel hetkel on ikka väga suur vahe sees. Alguses harjusid nad uue kohaga, tundsid ukse ära, tunnevad juba aeda, õpivad. Ma arvan, et ajapikku harjuvad ära, aga nagu ma ütlesin teie, vaata teede. ma murran su pea ära, vaata ette. Hakka minema! Hakka minema teede. Ära puutu lambaid! Ulakas, igatahes, sõbrad, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge tublid! Olge terved, mu sõbrad!